Tere tulemast tagasi, mul on nii hea meel, et kas sa oled jälle siin või see on sinu jaoks esimene kord. See saade, see podcast on mõeldud kõikidele neile, kellele pakub huvi veterinaarmeditsiin, kes tahavad teada rohkem loomaarstidest ja loomaarsti hariduse saanud inimestest, mis neist on saanud, kes nad on sellised ja kuhu on jõudnud või plaanivad veel jõuda. Mina olen Julia Abram ja te kuulate Eesti 100 loomaarsti. Tänane külaline on veterinaarmeditsiini korüfee. Ta on inimene, kes on oma olemuselt hästi uudishimulik. Ta on inimene, kellele meeldib õppida ja on inimene, kes, ma ütleks, et oskab elada, sest et ta hoiab alati oma võimalused vabalt, ta on valmis proovima uusi asju ja kui talle tekib mõte, et see on nii äge, võiks proovida, siis ta proovibki. Ja see on tema suur julgus, sest et mitte kõik ei julge proovida uusi asju, nii nagu tema seda teeb. Täna räägime elust, surmast ja hoiatuslaskudest. Tänane külaline on Paul Friedjof Mõtsküla. Nii, Paul, kui paljud kutsuvad sind eesnimepidi? Kõik on üks suur eesnimi. Nii Paul on eesnimi kui ka Joff, milleks mind paljud sõbrad hüüavad, on eesnimi. Ja sest Joff tuleb mu teisest eesnimest. Ja tõenäoliselt, kui mul ema ei oleks nõudnud teist eesnime, siis ma oleksingi ainult Joff, Fritjof. Ma kujutan ette, et seda nime nii hääldatakse, kui kirjutatakse väga mitmel erineval moel. Jaa, see on mul üks aja jooksul välja kujunenud hobi, et kui inimesed hämmingus küsivad, et millest see nimi tuleb, siis ma pean sampuse peale kihla, et nad kirjutavad selle valesti, sest siis nad ei tea, et see on tegelikult pandud Nanseni järgi. Aga need, kes Nanseni järgi saavad aru, et on pandud nimi, need teavad ja nendega pole mõtet kihla vedada. Ema õpetas mind, et kihlveo puhul on alati üks on petis ja teine on rumal. Ja siis ei taha ise rumalaks jääda. Kas sinu vennal on ka seda laadi hüüdnimi? Ei, vennal on kaks nime. Tema sünnipäraselt sai ühe nime, aga lugupidamisest oma isa vastu võttis teise nime veel juurde. Tal on mõlemad täiesti eestipärased Peeter ja Paul. Selge. Kas mäletad enam-vähem seda perioodi, kui sinuni jõudis teadmine, et sinust võiks saada loomaarst? Mul see loomaarsti mõte vähemalt konkreetselt sellisena, et ma nüüd lähen loomaarstiks õppima, tuli enam-vähem keskkooli lõpus või isegi peale keskkooli lõpetamist, kuna meie ajal oli väga popp ja kõik otsustasid, et lähevad mingisugust majandust õppima ja kuna majandus minu jaoks oli nii abstraktne, ma ei saanud aru, mida see tähendab, mida selle all silmas peetakse, mida see endas kätkeb. Siis ma tahtsin teha midagi, ma olen eluaeg tahtnud teha midagi sellist, millel on konkreetne piir, konkreetne tulem, konkreetne sisend ja kuna loomaarstindus ilmselt oli mul mõtetes varem käinud, siis peale keskkooli saigi lihtsalt loomaarsti õppima ja niimoodi ma sinna sattusin. Aga miks just loomaarsti, mitte midagi muud, sest et sarnaseid aineid ja ameteid on ju teisigi? Noh, võib-olla nüüd aastaid hiljem teades, mida ma täna tean, võib-olla oleks võinud minna inimese arstiks õppima, oleks natukene teistsugune töömuster või üksjagu teistsugune töömuster. Loomaarstina võib-olla loomaarstiks õppima minnes mõtled, et see on looma arstimine ja et inimesi seal juures ei ole tegelikult. Ma arvan, et loomaarst peab inimestega tegelema ja inimestega läbi saama palju rohkem põhjalikumalt ja paremini kui inimese arst. Et inimese arstil on võimalus öelda, et nii on, siin on tabletid, võtate ära kogu lugu. Siis loomaarsti puhul millegipärast inimesed nii
üks-üheselt ei usu ja palju rohkem on sellist psühholoogiat, vaidlemist, tõestamist, et tõepoolest need soovitused ei ole mitte paha pärast, vaid pigem just hea pärast. Milline tudeng sa olid omal ajal? Ma olin selline tudeng, ma olin äärmiselt laisk, ehk siis käisin koolis peamiselt laiskusest, sest kui sa käid koolis, õpid seal, siis seda rohkem jääb sul vaba aega kooliväliselt, et sa ei pea koolivälist aega kulutama õppimisele ja see oligi peamine põhjus. Õnneks oli ka keskkoolist Gustav Adolfi gümnaasiumist oli sisse juurutatud hea õppimisoskus, mis kindlasti tuli abiks ja seetõttu esimesed kolm, võib-olla isegi 4 aastat ei pidanud just eriti palju koolivälisele ajal õppimise peale aega kulutama ja seetõttu sai olla ka tudeng. Huvitav, sest et tänapäeval pigem just öeldakse, et need esimesed 3-4 aastat on need kõige raskemad, et pärast seda läheb nagu pidu lahti ja läheb lihtsamaks. Ilmselt tänapäeval on natukene kogu see inimsuhted, sotsiaalsus, kõik see on teistsugune kui meie ajal ja inimesed tihti, tudengid ilmselt mõtlevad üle, mõtlevad endale elu liiga raskeks ja ma osaliselt saan sellest aru, see on kõik see sotsiaalmeedia ajastu, kus me vaatame, et teistel on jube täiuslik ja ilus elu, kõigil on ainult üks suur kanaaridel puhkamine, sportautodega sõitmine ja kõik on varu täiuslik. Ja siis vaadatakse ka õppetulemusi, et kui kellelgi on natukenegi parem, siis mitte see, et ei mõelda selle peale, et teine on kas natukene lahtisema peaga või natukene rohkem vaeva näinud, mis on enamasti see põhjus, miks kellelgi on parem elu, nähakse vaeva. Ja siis mõeldakse enda elu nii halvaks, siis jääbki mulje, et issand jumal, mul ei ole üldse, ma ei kõlbaki eluks, et on nagu nii masendav ja seetõttu unustatakse ära, et tegelikult kui tundub, et on masendav, siis tuleb elada, tuleb nagu teha asju, tuleb teha koolis asjad ära, tuleb teha kooliväliselt asju. Elu on elamiseks, mitte sotsiaalmeediasse postitamiseks. Väga õige tähelepanek ja ma kujutan ette, et need tänapäeva veterinaaria tudengid võib-olla elavadki teistsugust elu ja need väljakutsed on ka hoopis teistsugused. Aga sinu väljakutsetest, sa oled niisugune igipõline koolipoiss, et sulle meeldib jubedalt palju õppida, et igal pool oled käinud, näinud, et mis sind ajendas kõiki, sa võid teha ka väikse niisuguse ülevaate, kus sa kõik õppinud olen, sest ma vaatasin nimekirja, et see on niisugune uhke. Võib-olla ma olen ilma sotsiaalmeedia ajastuta samasugune sotsiaalmeedia puudulikkusega, et ma olen kogu aeg mõelnud, et teistel on parem ja teised oskavad paremini ja seetõttu äkki ma pean ühe natukese õppima veel. Eks seda, ei tea, kuidagi ilmselt on kuskilt kohast, lapsepõlvest, koolist, tontiapust kohast külge jäänud see, et tahaks aru saada asjadest. Ma ei taha tingimata mitte osata, vaid ma tahaksin aru saada, miks asjad toimivad. Ja seda juba päris väiksest tatikast peale on see, et mind huvitab see, et miks miski toimub. Siis, kui ma aru saan, siis muutubki natukene asi igavamaks. Ja ilmselt sellest ajendatuna on kõik need kool ja ülikooli järel, meil oli 5 aastat ülikool veel, 5 aastat ülikooli, siis tekkis mõte, et äkki teeks magistri, mis oli toona oli teadusmagistrina eraldi, mitte see tänapäevane baka-maka süsteem, vaid magister oli teadusmagister. Selle ma tegin kujutavas diagnostikas ultraheli aastal 98. Meil oli mehaaniliselt pöörleva anduriga ultraheliaparaat. Siis kuidagi sealt eksisin selle magistriõpingute raames, käisin korra Soomes, sealt tagasi tulles arvati, et kuna ma seal olin kardioloogiga koos, kes palju ultraheli tegi, siis kuidagi maine jõudis enne koju kui mina, et on kardioloogiga olnud, järelikult peab oskama. Siis oli see, et hakati saatma mulle neid südamepatsiente. Alguses tegin
näppraamatu vahel tegelesin nende patsientidega, siis kuidagi tulid need järgmised õpingud, siis tuli mingil hetkel mõte, et ma tahaks spetsialiseeruda ja ma tegelikult ei tahtnud kardioloogiale spetsialiseeruda, mind ikkagi huvitas kujutav diagnostika või sisehaigused. Aga kuna ma saatsin avaldusi, keegi ei olnud Eestist veel residentuuridesse pääsenud, ilmselt väga paljud ei olnud ka üritanud, paar tükki olid üritanud, aga keegi ei olnud pääsenud ja keegi ei osanud soovitada, kuidas sinna siis kohale jõuda. Siis ma tegin igasuguseid hullusi, sest selle esimese avalduse saatmisest kuni residentuuri pääsemiseni oli mul 8 aastat. Tänapäeval ma niisugust hullu pingutust ilmselt enam ette ei võtaks. Tänapäeval ma teaks ka natukene kiiremaid teid juba. Aga siis oligi see, et ma saatsin avaldusi nii kujutavasse diagnostikasse, sisehaigustesse kui ka kardioloogiasse mingist hetkest. Ja ma ei läinud mitte Londoni Royal Vet College'is residentuuri tegema sellepärast, et see on niivõrd võimas koht, vaid see oli ainukene koht, kuhu mul õnnestus sisse saada. Ja siis tuli välja, et see on tegelikult ka väga võimas koht. Kõige parem koht üldse. Vähemalt Euroopas, kui mitte maailmas, siis see oli juhuste kokkulangemine ja nii must see kardioloog sai ja siis juba residentuuri ajal oli mõte, et ilmselt peaks doktoriga ära tegema, sellepärast et Eestis seda Euroopa spetsialisti diplomit akadeemilisel karjääriredelil ronimiseks ei väärtustata vähimal määral. Ja näiteks mulle ei ole, sisuliselt öeldakse, et sul ei ole teaduskraadi, et su teadmised on nadid, et peab ikka PhD ka ära tegema, siis see sai sellise kõrvalprojektina tehtud ja ka natukene teine venima, aga sellest polnud hullu. Ja tegelikult olles nüüd ära teinud nii diplomi, Euroopa spetsialisti diplomi kui PhD, võin öelda, et PhD on ikka paras lapsemäng teha võrreldes spetsialisti diplomiga ja mu arust on väga lühinägelik, kurb ja õnnetu, et veel ei ole meil ülikoolis aru saadud, et neid inimesi, kes selle spetsialiseerumise hulluse ette võtavad, tuleks iga hinna eest meelitada tagasi ülikooli juurde, sest nendel inimestel otseselt ei ole mingit põhjust ülikooli juurde tagasi tulla. Ma täiesti kindlalt saaksin tööd päris kergesti üsna igal pool ja see Eestisse tulemine on selline, et peab olema mingisugune hullus ja missioonitunne ilmselt seal taustal. Ja kuna nüüd on hakanud neid inimesi tulema, meil on Eestis eelmise aasta lõpus oli meil Eestis 2 spetsialisti, 1 dermatoloogias, 1 kardioloogias. Selle aasta alguses on meil juba 2-kordistunud, meil on nüüd ka 2 kujutavat diagnostikut spetsialisti tasemel, meil on veel paar tükki tulemas ja neid oleks tegelikult hädasti vaja kooli juurde tagasi meelitada, aga kui kooli suhtumine on see, et peate veel 4 aastat kadalippu läbi käima selleks, et teil oleks lahke võimalus ülikooli juures töötada, siis ma kahtlustan, et nii hullusid, kes seda ette võtavad, olles aastaid pingutanud, on võib-olla vähem. Selle kadalipu all pead sa silmas siis seda doktorikraadi? Doktorikraad, jah, see on, olgugi, et see on täiesti teostatav, aga see residentuuri või diplomini jõudmine võtab kõige kiirema projektina, kui täna alustaks loomaarsti õpinguid ja tahaks spetsialistiks saada, siis 6 aastat on loomaarsti õpe, siis on vähemalt aasta roteeruvat internatuuri, ilma roteeruva internatuurita enam residentuuridesse ei pääse ja siis on vähemalt 3 aastat residentuuri, spetsialistiõpet, valdkonna spetsiifilist ja siis on veel sõltuvalt valdkonnast 1 kuni 2 eksamit lõpus. Ehk siis miinimum on see 10 aastat keskkooli mingist spetsialistiks. Tegelikkuses muidugi 10 aastaga ei ole seda vähimatki lootust ära teha. Ja kui sinna siis öeldakse, et kui te tahate meie ülikooli juurde tagasi õppima tulla või töötama tulla, siis te peate tegema veel 4 aastat doktoriõpet, siis ma olen üsna kindel, et neid inimesi jääb väga väheks, kes tahaksid sinna tagasi tulla.
Kas selline asi oleks üldse võimalik näiteks pere kõrvalt? On inimesi, kes teevad seda asja pere kõrvalt. On mu enda kaasresident Kiiran Bourgeau oli selline, kes residentuuri kõrvalt, tal oli enne residentuuri tulekut üks laps ja residentuuri ajal sai teise lapse, aga seal taustal peab olema väga mõistev kaasa, kes selle löögi enda peale võtab, sest tegelikult muidugi residentuur on 3 aastat higi, väsimust ja pisaraid ja väga paljusid inimesi, kes on residentuuri minnes olnud suhtes ja võimalik, et tulnud ka residentuurist välja suhtes, aga vähem on neid, kes on selles samas suhtes, milles nad alustasid. Et residentuur, et see ei pea olema mitte, see ei ole mitte raske selleks, et oleks raske ja kannatuste jada, vaid lihtsalt ma vaatan, sul endal on taustal üks raamat, see paks raamat nurgas, Kirk's Current Veterinary Therapy, just seesama, ütleme niimoodi, et see on esimeseks eksamiks oli selle maht pluss Ettinger, mis on 2 osa sama paksu raamat. Mul on see ka kuskil olemas. Just, ja siis oli veel füsioloogia raamat, mis oli ka sama paks ja sa pead seda mitte olema läbi sirvinud, vaid sa pead selles orienteeruma vabalt ja lihtsalt selle teadmiste koguse omandamisega töö kõrvalt, sest residentuur on sisuliselt kliiniline töö. Selleks 3 aastat on ilmselgelt liiga vähe, kui seda teha 8-5, mitte mingit võimalust ei ole. Ja see tingimata ei ole üldse mitte, et kõik peaksid seda tegema ega teha tahtma. Kui mult küsida, et kas ma teeksin seda uuesti, kui ma praegu alustaksin, ma kaaluks pikalt, aga mine tea. Täna kindlasti ei alustaks selles vanuses. Ma alustasin, kui ma residentuuri läksin, ma olin 36 ja ma ütlen, et ma olin liiga vana. See kõlab nagu jaburalt, aga 36 on õppimisoskusest oli möödas juba aega, et ma ei olnud enam aktiivselt õppinud, õppimisoskus, mul on mingisugused omad arusaamad, kuidas veterinaariasse suhtuda ja mul ei olnud ka internatuuri ees, sest ma lihtsalt ei saanud kuskil sisse. Ja seetõttu 36-selt ilma internatuuri läbimata minna residentuuri kindlasti ei soovita. Et kui koolipingist, aga selleks tulles tagasi su algse küsimuse juurde, et milline üliõpilane ma olin, kooli ajal tuleb elada, kooli ajal tuleb lisaks koolile teha ka kõike ja mitte mõelda seda, et ma tahan saada kardioloogia spetsialistiks või kelleks iganes ja ma teen kõik selleks. Tegelikult on just nimelt see, et mida rohkem avaramaid kogemusi sa saad, mida rohkem sa teed erinevaid asju, seda edukam sa oled ükskõik mille tegemises. Ja see on tõesti täiesti, see ei ole mitte ainult veterinaarses mõttes, et tuleb teha erinevaid asju, vaid nagu siin oma varsti keskkooli lõpetavale vennapojale sai ükskord selgitatud, et mida on eluks vaja. Kui õpi ära nii palju võõrkeeli, kui vähegi ette juhtub jääma. Tee ära nii palju juhilubasid, olgu mootorrattad või lennukid. Kunagi ei tea, millal vaja läheb. Ja õppida tantsima. Suurepärane. Tantsivad mehed saavad rohkem tantsida. Ja just nimelt selline, tuleb teha erinevates valdkondades asju ja mitte mõelda seda, et ma tahan saavutada selles ühes valdkonnas midagi, sest pettumus on palju garanteeritum, kui sa tahad jõuda täpselt, ma ei tea, Tapa bussipeatusesse, siis on suur tõenäosus, et sa ei märganud, et Paide oli jumala lahe. See on väga hea point, sest et ma mäletan ka ülikooli lõpus, ma mäletan seda pettumustunnet, et ma olen nagu kohe ülikooli lõpetamas ja ma ikka veel ei tea, mis mulle meeldib või mis valdkonda ma tahaks edasi minna. Ja see frustratsioon oli päris suur, sest et teatud kursusekaaslastel oli juba nagu visioon olemas. Ja siis ma kuidagi lasin selle lahti
ja minu see huvi ja objekt tuli ise täiesti ka niisugune väga kapakohila kaudu lampi, lihtsalt see tuli ja see oli nagu just see on see, mida ma tahan teha. Nii et see lahtiste võimaluste hoidmine on minu arust tõesti väga hea nõuanne just kõikidele nendele veterinaaria praegustele tudengitele või tulevastele tudengitele. Täpselt kinnitan seda, sest ma ei plaaninud kunagi saada kardioloogiks. Ja vaatamata sellele oled Eesti tippkardioloog. Noh, natukene tegelen jah kardioloogiga. Ja sa oled tõesti nüüd päris hulk aega tegelenud selle valdkonnaga ja sul on kindlasti olnud ka palju kogemusi, mis on sellised, ma ei tea, ütleks, et nutma ajavad päevad. Et kirjelda mõnda sellist väga rasket päeva ja miks ta oli raske? On ja ma arvan, et sel hetkel, kui tundub, et enam patsiendi kaotamine või patsiendi probleemid ei lähe korda, siis on ülim hetk vahetada eriala ja teha midagi muud. Aga eks sellega õpib elama ja õpib sellesse suhtuma. Peale kooli on ilmselgelt raskem, et see tundub, et oleks vaja ennast süüdistada, kui midagi nihu läheb. Ja eks natukene peab ennast süüdistama selleks, et mõelda, mida järgmine kord saaks paremini teha. Et see võib-olla kõlab natukene karmilt, aga kõige parem, millest õppida, on need patsiendid, mis on halvasti läinud. Ja kui me nendest ei õpi, siis oleks ka ilmselt aeg hakata mõtlema töövahetuse peale. Ehk siis nagu üks kolleeg ütles, et meil kõigil on oma väikene kalmistu kliiniku tagaukse juures. Ja see on kõige parem õppekoht. Aja jooksul, kui sa saad aru sellest, et kui korvpallurile öeldakse, et kui korvpalli tabamisprotsent on üle 50, siis ta on nagu üüber super, siis enamasti arstidelt eeldatakse 100% tabamisprotsenti. Ja selge on see, et keegi ei ole ilmeksimatu ja see teadmine on muutuv. Bioloogia ei võimalda kunagi saavutada milleski 100%. Ja seetõttu tuleb lihtsalt õppida sellega olema ja võib-olla mitte niivõrd ennast peksta, kui on midagi nihu läinud, vaid mõelda, kuidas saaks teha nii, et järgmisel korral läheks paremini. Ja seetõttu üks, mis ei ole Eestis, ka suuremates kliinikutes veel üldse niivõrd levinud veterinaarias, on M&M roundsid ehk siis morbidity mortality ehk siis just sellised arutlussessioonid peaksid olema regulaarselt, kas kord nädalas, vähemalt kord kuus, kus arutatakse seda, mis on läinud nihu, mida me saame sellest õppida. Me rumal ei õpi endagi vigadest, aga tark võiks õppida sellest ühistest tehtud vigadest. Ja kindlasti see rääkimine, kui on midagi läinud nihu, sest tänapäeval kindlasti su järgnevate küsimuste hulgas on ka kõik see vaimse tervise teema. Ja see väga suuresti taandub ka sellele, loomaarstid on hingega inimesed, kes on tihti väga üksikud oma muredes. Ja seetõttu nüüd vastates su küsimusele, kas mul on selliseid patsiente, jah, ma kindlasti võiksin terve pika nimekirja selliseid tuua, kus ma olen mõelnud, et täna ma teeksin seda teisiti, aga võib-olla tänu sellele ma olengi sinna jõudnud, kus ma olen, et ma mõtlen nende patsientide peale, kellega ma teeksin midagi teisiti. Aga ikkagi, kas sa kirjeldaks äkki mõnda sellist ühte case'i, mis on sulle hinge läinud? See võib olla ka heas mõttes, nii heas kui halvas mõttes. Selliseid konkreetse patsiente, nagu ma ennist ütlesin, mul on nii halb mälu, et mul on jube hea elada. Ei, tegelikult, eks neid konkreetse patsiente ole küll ja ma usun, et vahel on väga õpetlik lugeda oma 5 või 10 aasta taguseid haiguslugusid. Need teinekord tulevad kartoteegist kätte ja siis mõtled, et issand jumal, kes see neid asju niimoodi nüüd teeb. Et eks me
õpin. Ega sellist konkreetset ühte haiguslugu siin lahti rääkima hakata, ma ei arva, et see väga mingisugust muutust tooks, aga see on hea tunne, kui sa saad vahel öelda, et tagantjärgi, et ups, see oli napikas. Kui sa neid ära tunned, et või siis mõni patsient, kelle kohta sa mõtled, et ma ei oleks iial uskunud, et tal nii hästi läheb. Ma arvan, et ei ole tingimata, loomulikult tasub mõelda nende patsientide peale, kellega on halvasti läinud, aga nende peale ei tasu nagu seda oma sellist emotsioonienergiat lõpmatuseni kuhjata, pigem tasub emotsioonienergia kuhjata nendele asjadele, mis on läinud hästi, väga hästi minevate asjade peale ei tasu ka liiga uhkeks tasu minna, et hästi panen, vaid pigem tasub just nimelt mõelda nende peale, kes ups, vot see oli napikas ja mul on väga hea meel, et ei läinud nii või teisiti. Et neid ikka tuleb ette. Te näete, et sa oma valdkonnas pead päris palju rääkima ka surmast, et kuidas see surmast rääkimine siis nende klientidega on, kuidas see sul välja tuleb? No eks siin on see, et igal inimesel, igal arstil on oma strateegia, kuidas ta sellesse suhtub, oma suhtumine surmasse, oma sellised maailmavaate tõekspidamised, kõike seda. Jah, tõepoolest, südamepatsiendid, kuna on tihti vanemad loomad ja tihti väga tõsiste haigustega loomad, siis paratamatult see surma ja või eutanaasia teema tuleb kindlasti õhku. Mida ma tavaliselt sellises situatsioonis, kus ma näen, et mingisuguses lähemas tulevikus või mõõdukalt kaugemas tulevikus või kas või omanik küsib, et kuidas see asi lõpeb, siis ma katsun lahti seletada, kuidas see asi lõpeb ja südamepatsientide puhul tihti on see just nimelt selline järk-järguline viletsamaks minemine, et meil ei ole enam rohtudega palju midagi teha, et me oleme saavutanud rohtudega maksimumdoosi, me ei suuda kliinilisi tunnuseid kontrolli all hoida ja ma katsun seda lahti seletada selliselt, et kui humaanmeditsiinis on eesmärk nii kaua kui võimalik ehk siis elu kvantiteet, see elu kestus, hambad ristis, et isegi kui sellelt samalt inimeselt küsida, et kas te tahate veel, siis paljud ilmselt ütleksid, et enam tegelikult ei jaksa, et ma olen nagu asjad ära teinud. Siis veterinaaria eelis on see, et on elu kvaliteet on peamine sihtmärk või eesmärk. Ja seetõttu ma tavaliselt seda ütlengi loomaomanikele selliselt, et kui teile tundub, et teie pointul, et see elukvaliteet, mis tal on, ei ole see, mida teie pointu jaoks tahate, siis arvestades muutuste ulatust, arvestades haiguse tõsidust, mis tahes hetkel eutanaasia on võimalik, on täiesti aktsepteeritav lahendus ja te ei pea seda endale ette heitma. Millal see hetk on, kui parasjagu pointu on kliinikus ja liputab saba, siis ma ütlen, et ma loodan, et te praegu ei ütle, et nüüd on see hetk. Aga kui teile tundub mis tahes hetkel, et me arstina veel üritame natukene kaugemale minna, aga teile tundub, et see ei ole pointu jaoks õiglane, siis te peategi seda mulle ütlema ja sellisest filosoofilisest aspektist 5 minutit liiga vara on parem kui 2 minutit liiga hilja, et teil ei jää seda tunnet, et me venitasime, et me oleksime tegelikult pidanud selle palju varem ära tegema. Et see on umbes selliselt see konsultatsioon tavaliselt läheb. Ja kui paljud siis kliendid, kes on sellise jutu saanud, et kui paljud nendest paneb looma sinu arvates õigel ajal magama? Neid loomasid, kelle puhul ma pean arstina vahele ütlema, et see, mis te teete, see, mis me teeme, ei ole enam inimlik. Neid on väga üksikuid. See on just nimelt südamehaigused, kuna see on krooniline probleem. Tihti see lõpp on selline järjest kiirenev viletsamaks minemine. Siis kui
esimeses konsultatsioonis, kus on see kiire allamägi hakkab pihta, ma tavaliselt üritan neile öelda ka, et kus kohas see mäe lõpp on, kus kohas on see hetk, kus tõepoolest peab seda tegema. Ja ma alati rõhutan, et ma väga loodan, et see on palju kaugemal, kui ma isegi oletaksin, siis on inimestel olnud aega selle peale mõelda, on aega selle mõttega harjuda, on aega otsusele jõuda ja neid loomasid tõesti, kus ma pean vahele sekkuma ja ütlema, et arstina ütlen, et see on ebainimlik, kui me nüüd looma maha paneme. Neid on väga üksikuid. Neid tuleb ette, aga need on väga üksikuid. Sa ütlesid enne, et igal loomaarstil on surmaga oma konkreetne selline kogemus ja oma arvamus sellest. Ja sa ise ka ju alles nüüd väga hiljati matsid oma isa. Kas midagi jäi ütlemata? Ma arvan, et mitte. Selles mõttes ma olen meie pere kõige vaiksem meesterahvas eluaeg olnud, nii et me tavaliselt ütleme asjad ära ja võib-olla see on millegi jaoks ka halb, et vahel ma mõtlen, et mu suu on mu kõige suurem vaenlane, aga vähemalt ma magan maru hästi. Selles mõttes, et kui on asjad hingelt ära öelda, et kõige hullem on see, kui ise nagu oma mõtetega kopitama jääda, siis isegi kui vahel ütled liiga teravalt, siis tuleb osata ka vabandada pärast takkajärgi mõtled, aga ma arvan, et ei jäänud ütlemata. Ja selles mõttes on, kui korra veel selle loomade ja mis on looma jaoks õige, väga tihti kliendid küsivad, mida te teeksite, kui see oleks teie loom? Ja sellele ma tavaliselt vastan, et ma ei saagi sellele küsimusele hästi vastata. Esiteks, mul ei ole selle konkreetse loomaga sellist emotsionaalset sidet nagu teil. Ja teine asi, siis oleks selle looma omanikuks jube pragmaatiline kardioloog. Ja võimalik, et see ei ole üldse see lahendus, mis teie arvate. Ja seetõttu see on igaühe enda see sisemine otsus, just nimelt see, et ma katsun alati anda omanikele võimalikult palju fakte, mille põhjal nad saaksid selle otsuse teha. Ja vahel ma vabandan ka, et ma kõlan võib-olla väga pragmaatiliselt, aga enamus omanikest, kes vähemalt ütlevad, et nad on tänulikud mu pragmatismi eest, selles mõttes, et nad vahel kõlab raskelt, aga kui see on fakt, siis vahel faktid kõlavadki raskelt. Sul on hästi erakordne huumorisoon. Ja ma usun, et see on sinu töö juures ka päris palju aidanud, aga kuidas see niimoodi kujunes? Oskad sa kuidagi niimoodi sõrme peale panna? Kuidas inimestest saavad naljakad inimesed? Tõenäoliselt saavad naljakad inimesed. Püstijalakoomikud on väga tihti väga üksildased inimesed. Nad on olnud küll koolikiusatavad või mingil muul põhjusel veidikene keskkonnast eraldi seisnud. Neil on olnud aega vaadelda inimesi nende täies koomilisuses ja mõelda nendest naljakaid lugusid selleks, et enda sellist üksi olemist teha lihtsamaks. Mine tea, võib-olla ma olen ka olnud üksildane. Kui sõbrad, väga lähedased sõbrad isegi teavad, et ma tegelikult ei ole üldse sotsiaalne või selline hull sotsiaalne aktiivne inimene. Kõrvaltvaatajale võib jääda petlik mulje, et ma saan inimestega väga hästi läbi. Tegelikult mulle meeldib jube hästi üksinda olla, iseendaga mõelda oma mõtteid ja võib-olla see ongi see, et üks on see fassaad ja nii nagu püstijalakoomikutel on väga tihti see huumor on just nimelt see jäme paks mask. Mine tea, võib-olla see veider huumorisoon ka minul selline enesekaitse paks mask, mis on aegadega lihtsalt peale puhjunud. Ma mäletan, ma kuulasin ühte podcasti ja seal ka just räägiti koomikutega ja seal öeldi, et ei peaks, et ka oli see sama arvamus, et küllap nendel koomikutel on endal olnud niisugune raske elu või nad on depressioonis ja tegelikult pakkuti välja hoopis selline alternatiiv, et sa ei peaks vaatama mitte nende isiklikku depressiooni, vaid seda, kes nende peres oli see, kes kannatas depressiooni all, sest et nemad kui lapsed siis üritasid seda inimest tõsta kuidagi. Et kas sinu peres
Oli ja kedagi ei, ma sellist? arvan, et no kõik, ma ei tea, kui tõsiselt või lõõpivalt, aga eks kõiksugused käitumiskummalisusest saab taandada mingisugustele lapsepõlve traumadele ja kui sa mainisid mu isa, kes hiljuti lahkus, siis kuna mu isa ametipidi oli avaldamiskeeluga vabakutseline tõlkekirjanik, mida iganes see tähendab, nõukogudeaegsed inimesed saavad aru, mida see võib tähendada, siis mul tegelikult oli väiksena suur hirm, et isa pannakse ära kinnimajja ja eks ta Pagari tänaval, jällegi need, kes ei tea, mida tähendas Pagari tänav omal ajal, võivad selle Vikipeediast üles otsida. Pagari tänaval ta ikka aega veetis ja neid asju, mida laste kuuldes ei arutatud, oli ka meie peres olemas. Nii et mine tea, võib-olla sealtki on selline kõver huumoriprisma ette kasvanud. Nii et kindlasti väga palju käitumuslikud, mustrikäitumuslikud sellised asjad ja mine tea, võib-olla isegi see vastab küsimusele, miks ma olen nii pikalt õppinud ka veterinaaria asju, et miks mul on see huvi. Võib-olla see põhjalikkus ka kuskilt on sealt kodust tulnud nendest samadest asjadest, mida ma tean. Sa mainisid enne vaimset tervist ja ma tegelikult otseselt ei plaaninud sinuga sellel teemal rääkida, aga samas ma tean, et sa oled hästi aktiivne hästi paljude huvidega ja sul kõik need huvid tulevad hästi välja, et sa kui niimoodi Facebooki profiili stalkida, siis sul on hästi palju looduspilte ja tundub, et sulle meeldib jäädvustada neid hetki sinu elus, mis on olnud olulised. Sulle meeldib süüa teha, sulle meeldib motosport, sulle meeldib lendamine, et no tõesti, ja kitarrimäng, laulmine, et sul neid huvisid on, et kuidas sa oma aega nende kõigi vahel jagad? Võib-olla on asi selles, et ma ei ole milleski väga hea. Ja tegelikult läheb ka sinna samma lahterisse, et tuleb teha kõiksuguseid asju, loomulikult ma usun, et inimesel võiks olla mingisugune tegevus, milles ta üritab olla ka väga hea, aga tingimata mitte võtta eesmärgiks saada millestki väga heaks, vaid tuleb proovida erinevaid asju ja see on kuidagi lihtsalt need hobid on kõik kuidagi tekkinud, et see lendamise asja sa mainisid, seda ma mäletan väga selgelt, et ma mäletan 12, 13, 14 ja ma tahtsin puri lendama minna. Kust tuleb 12-aastasel tatikal tahtmine minna puri lendama? Ja ma olen tagantjärgi mõelnud, et kuna meil oli maal Tõrvakülje all lendasid üle Vene strateegilised hävituspommitajad Tu-16 madalas finaalis Pikasilla lennuväljale või selle Suislepa lennuväljale, Muru lennuväli ja sellise enne kooli või algklasside vanusest tatikale, see oli võimas pilt ja võib-olla sealt. Ja see ongi see, et kui tuleb mingisugune mõte, et ma tahaks proovida seda asja, et see tundub lahe, siis ei tule sellesse suhtuda nii, et ma tahan saada sellest kõige paremaks. Ma tahan selle ära proovida, sest tegelikult tahamegi ju ära proovida. Kitarrimängu alustasin ametlikumas vormis või nii, et mingi õpetaja ka oli 33-aastased. Lihtsalt tuli mõte, et kitarr oli küll olemas vanast järjest, aga eriti midagi sellega ei mõistnud teha. Ega ma nüüdki ei mõista sellega veel eriti midagi teha. Aga lihtsalt lahe on ja mul ei olegi eesmärk mitte saada kõiges heaks. Sa mainisid söögi tegemist. Jah, söögi tegemine täpselt samamoodi. Mul meeldib süüa. Näha mu 10 lisakilost, mida ma meeldi kaasas kannan. Aga see on minu arust nii lahe. See on protsess, see on kõik. Elamine ongi üks protsess, ega keegi ei ole öelnud, millised asjad sa pead enne finišijoone ületamist ära saama teha. Ja seetõttu tuleb proovida võimalikult paljusid asju, sest üks katse on ja keegi ei ütle, milline asi sulle meeldida võib. Siia juurde võikski kohe küsida, et mis värk on sul ananassiga ja kreegimoosiga? Ei, ananassiga ei olegi mingit värki. Ananass on täiesti okei, välja arvatud pitsa peal. Pitsa on mul see üks hobidest ja võib-olla teisest küljest, kuna ma residentuuri ajal see 3 aastat rasket tööd, higi ja visaraid elasin koos itaallase ja prantslasega, jagasime maja
ja selle itaallasega ma veel pärast, kui ma Inglismaal tööle läksin, siis ma paar aastat veel elasime itaallasega koos, siis sealt on mulle see täiesti nagu sisse juurdunud, et pitsa ja ananass ühe laua peal koos ei käi. Ja teine on kreegimoos. Kreegimoos on lihtsalt nii hea. Ma arvast Lou Williamiste moosid on lihtsalt võrratud. Ja kui keegi tahab mind ära osta, palun kreegimoosi võtan alati vastu. Alati nahkadega ja võivad ka kivid sees olla. No võtta, et siis kõik teaks. Joff, me hakkame niimoodi juba lõpule jõudma ja mul on selline väike traditsioon, kus eelmine osaleja esitab küsimuse järgmisele osalejale. Ja eelmine osaleja küsib sinult siis, ta ei teadnud, et sina järgmine oled muidugi, aga ta küsib, et kui sa ei oleks olnud loomaarst, kes sa siis oleks ja miks? Hea küsimus, aga ilmselt neid asju, mis ma võiksin olla, on päris mitmeid olnud ja mõni asi on väga napilt ja lähedalt mööda läinud. Ma millegipärast arvan, et kui asjad natukene oleksid läinud teisiti, siis ma võib-olla oleksin tegelikult piloot ja seda lausa sellel tasemel välja, et paar aastat tagasi siin koroona aja alguses, kuna ma olen seda tüüpi inimene, et ütle hullule hopp ja hull hüppabki, siis keegi hea sõber märkas, et lennuakadeemiasse olid sisseastumiskatsed välja kuulutatud ja öeldi, et kuule, et see on sulle. Kui sõber ütleb, et see on sulle, siis ma pidingi sinna minema, nii et ma käisin katsetel ja ma sain päris hea tulemuse. Mul ainus põhjus, miks ma ei sattunud sinna minema, oli see, et mul ei olnud matemaatika riigieksamit, et toda ma ei hakanud tegema. Kuigi see oli koroona esimene aasta ja käis arutelu, kas riigieksamit sellel aastal ei nõuta. Kui riigieksamit ei oleks nõutud, siis ma oleksin ilmselt probleemi ees olnud, et ma oleksin sinna sisse saanud. Nii et võimalik, et ma oleksin piloot. See kuidagi võiks olla selline minu asi. Ja üsna selline mingisugune selline tehnika niperdamise teema on ka minu asi kuidagi, et see, ma tahan teada, mis seal sees on, ma tahan teada, kuidas see toimib, ma tahan teada, miks see ei toimi ja kuidas selle saaks toimima panna. Et sellised valdkonnad võiksid võib-olla olla sellised minu asjad, nii et ma ei tea, võib-olla üheselt vastates, kui ma ei oleks loomaarst, siis ma äkki oleks piloot. Ma tean. Aitäh sulle selle aja eest. Ma ausalt teades hea meelega laseks teise sama pika perioodi veel sinuga, sest et tundub, et küsimusi tekkis mul väga mitmeid ja võib-olla siis mõnel järgmisel üritusel saab neid sulle ka esitada. Võib-olla on poolviimane küsimus, et kui inimesed tahaks sind näiteks sotsiaalmeediast või kuskilt leida, kas see oleks võimalik? Sotsiaalmeedias, Facebookis mu profiil on täiesti avalik, mul ei ole ühtegi asja pandud mingisugune sõpradele eraldi või mingisugust sellised piiranguid, sest kõik, mis sinna läheb, me teame, et internetti ei tohi ropendada väga, kui sa ei ole just roppusuuga inimene, sest kõik, mis sinna satub, sealt ka leitakse ja hakata piiri tõmbama. Sina oled minu sõber ja sina ei ole minu sõber. Jube matemaatika ja arvepidamine, seetõttu Facebookis kõik, mis on, peaks olema minu teada vähemalt täiesti avalik. Facebookis kui keegi kirjutab mulle, kuule, mul on koer, siis ma ütlen, et helista kliinikusse ja tule sinna. Facebookis loomi ravi. Kui keegi tahaks mulle kohvi välja teha, aga loomulikult võib mind alati kohvitama kutsuda, ei ole üldse probleemi ja nii edasi. Nii et ma olen suhteliselt lihtsalt leitav, et ma olen tegelikult täitsa selline tavaline inimene, omad puudused ja nõrkust on ka ja kui keegi tahab näiteks tsikliga sõitma minna, kui ilus ilm on, teeme ära vabalt. Et mind ei ole üldse raske leida ja ei tasu üldse mõelda, et tal on mingisugused suured tähtsad mõtted peas. Ei ole. Tähtsad mõtted on see, et hea võiks õhtu siia. Väga hea. Aitäh sulle tõesti selle aja eest ja oli väga-väga tore. Aga sa ise ütlesid, et sul on pool traditsioon, et peab mingisuguse küsimuse järgmisele ette viskama vist. Seda küsime pärast. Nii, et keegi ei teada ei saaks, mis see küsimus oli. Nii, et pane valmis ja aitäh. Aitäh, et kuulasid selle osa lõpuni. Kui sulle meeldivad sellised podcastid, mida ma siin teha üritan, siis vajuta like või see pöial ja subscribe ehk siis
telli. See aitab mind ja see annab sulle teavitusi siis, kui on jälle meil üks uus osa olemas. Kui sul on jälle mõtteid, keda veel võiks siia kutsuda või sul on mingid konkreetsed küsimused, mida võiks inimestelt küsida, aga need minuga siit allpool või kirjuta mulle meili peale. Ootan ja näeme järgmine kord.